2001. aastal jõuab Eesti kinodesse 2 kodumaist mängufilmi. Need on Peeter Simmi Head käed ja Arvo Eho Karu süda. 2000. aastal ei ole linastunud ühtki uut Eesti mängufilmi. Kevadel ekraanile jõudev Head käed meelitab kinno 6000 inimest. Septembris esilinastuvale Karu südamele ostab pileti rohkem kui 22 000 vaatajat. Üks ainus koopia oli ju. Ei olnud raha teha rohkem koopiaid ja see koopia jooksis ju parimas kinoteatris 7 kuud järjest. Nii et sest koopiast olid pärad ainult ribad järel. Kuna Karu süda filmina oli haardelt võimas ja mõnevõrra üles puhutud, siis ma arvan, et see vastas paljude inimeste soovile saada kunstist elamusi, mis viiks neid välja nende igapäevasest elust. Sellele ju Karu süda vastab hästi, ta viib vaatajad kohtadesse, kuhu nad oma elus ise kindlasti ei satu kunagi. Ta viib nad sellistesse olukordadesse, kuhu nad ise arvatavasti ei tahagi kunagi sattuda. Arvo Iho on pärast Leida Laiusega kaaslavastatud debüüti Naerata ometi teinud veel 2 mängufilmi. Need on Vaatleja ja Ainult hulludele ehk Halastaja õde. Tänu sellele, et ma olin ikkagi heade näitlejatega juba teinud filmi, ma tundsin Karu südat tegema hakates ennast filmitegijana üsna kindlalt. Stsenaarium Karu süda on kirjutatud Nikolai Baturini samanimelise romaani ainetel. Noor Eesti mees läheb kaugele Siberisse, et seal ürgmetsas kütina elatist tankides end proovile panna, iseendas selgusele jõuda. Algab tavalise külaloona, eks ole, et Eesti mees või valge mees sõidab kusagil, lendab üle mägede ja maandub kuskil Siberi külas ja siis hakkab edasi-tagasi sõitma küla ja taigavahet ja üha rohkem haarab teda endasse see taigamaailm. Baturin on ise kasutanud ühte väga head mõistet selle oma loomingu sõnastamiseks, selle nimi on avarilm. Tema siis lähtub avarilmast või ta kuidagi tunneb ennast olevalt seal avarilmas, mida tema siis oma raamatutes kirjeldab. Ja Baturin on ka ise sõnastanud seda avarilma, et see on silmapiiriga piiritletud lõpmatus. Sa tuled taigasse, eks ole, sa arvad, sa oled valge mees, sa oled midagi enamat kui need kohalikud. Aga elu näitab, et sa oled tegelikult lapsukene nende kõrval. Selles ürgmetsa maailmas sa oled täiesti võimetu toimima ja elama. Et sa pead saavutama selle alandlikkuse seisundi looduse ees ja samuti sa pead hakkama õppima nendelt näiliselt primitiivsetelt inimestelt. Ürgne puutumatu loodus on selle loo üks peategelastest. Karu südame võtted toimuvad Põhja-Uuralites Komimaal 1999 ja aasta hiljem Eestis. Baturin romaanide maastikud kirjeldavad või esindavad või sümboliseerivad seda avarilma kõige paremini, näiteks ookean või kõrb nagu romaanis Kentaur või siis taiga, põlismets nagu Karu südames. Ja mulle tundub, et seda avarilma tunnet on Arvo Iho küll suutnud väga selgelt edasi anda. Üritasime režissöör, operaator ja kunstnik anda kõikidele kaadritele, just looduskaadritele, natukene sellist hingestatust. Leida vaated, mis oleksid mitte lihtsalt huvitavad, pildiliselt sellised kaunid, vaid kus kõlaksid mingisugused arhetüüpsed või ürgsed toonid. Kui me mõtleme põlismetsale kui sellisele avarilma kujundile või avarilma ruumile, siis sellist avarilma on ka väikses Eestis oma jagu. Mõni küngas, mille otsas seisab Rain Simmul, on Eestis kindlasti. Kui filmi vaadata tegija pilguga, siis tegevuskohad vahelduvad tegelikult. Sujuvalt astutakse Siberist Eestisse ja tagasi. Eestlasest Küti Niika osa saab endale Rain Simmul. 2 tõsist kandidaati oli. Üks oli Mait Malmsten, aga ma ütlesin Maidule ka 3. nädalal ütlesin täiesti ausalt ära, et Mait, et sa oled hea näitleja, aga et su kuju või su olemus nagu ei sobi taigasse. Ma arvan, et režissöör Arvo Iho valib osa peale üldse näitlejad küllaltki läbimõeldud väga pikalt ja ma usaldan tema seda maitset, et ta on näinud mingit selle tegelaskuju algeid minus ja et ma püüan siis neid õigustada. Ma ei tea, kas ma ise olen seda tüüp, et ma julgeksin niimoodi minna nagu Niika tegi, nagu Baturin tegi. Ma kardan, et ma olen pisut alaloolikum tüüp.
seal on eneseotsingud kindlasti, üks on see, et tahaks nagu teada saada, mis ma olen või milleks see kõik, mis siis saab. Nagu rammu katsuda tahaks nagu. Kütt Niika juba ise, eks ju, ta on selline väga ebatüüpiline eestlane, eks, et ta lihtsalt läheb kuhugi mööda mingisugust võimast Siberi jõge, sõidab kuhugi talveks, eks ju, maja ehitama, kuhugi metsa sisse, suurde üksindusse. Otseselt midagi katki päris ei kukkunud ja karu maha ei murdunud ja taigas küti juhuslik kuuli tabanud ja selles mõttes läks hästi, et mis need raskused, need on, las olla, neid on elus ikka ja sellise filmi puhul, eks see oli teada, et selline eksootika seal meid ootab ja teadmatus. Nii Baturini romaanis kui ka Arvo Eho filmis kohtab Niika saladuslikku karunaist. Ta on ikkagi metsanaine, aga me võime uskuda seda taiga juttu, et karu võib muutuda naiseks. Aga reaalselt on see ju elav inimene, kelle nimi on Iljana Pavlova, kes on pärit Jakutiast. Üldse oli 11 rahvusest inimesi selle projekti peal kaasatud. Et kas me suudame selle kompoti niimoodi kokku sulatada, et tekib tervik või ei teki. Et see oli mu põhimure. Vaata, et kõige raskemasse rolli selles filmis kutsutakse Malõš, Moskva tsirkusekaru, kes oskab suupilli mängida. Otsisin üle aasta aja seda karu, kes võiks inimesega nõnda suhelda. Leidsin lõpuks. See karu oli väga rahulik. Ta ei teinud küll ühtegi sellist ettearvamatut liigutust käiku, et keegi oleks, et mingi paanika oleks tekkinud. Ta oli selline armas nunnu karu. See karu dressöör või omanik oli seal kõrval. Ma lootsin tema peale, oli tunne, et mul oli turvaline, et tundus nii, et ta saab karust jagu, kui midagi juhtuda võib. Ta oli kohe siinsamad lähedal. Minu oli lihtne, aga Rain, peaosa, tema ju pidi füüsilises kontaktis karuga olema. Ja siis ma midagi, et kas ma teen niimoodi, küsisin ja siis näitasin Arvole ette, et ma nagu jooksen nagu vette, kas nii, aga karu nägi seda, et ma midagi, keegi jookseb. Ta jättis oma, millega mingi toikaga ta seal parasjagu mängis, jättis seda, kus see ja teine ja pistis mulle järgi. Ja mina kahlasin siis läbi jõe, hirm oli ikka päris suur. Õnneks ei olnud see vesi sügav, ma ei pidanud ujuma, ma sain nagu joosta ja sain mingi puu taha. Oli nagu naljakas tunne, et ta tegelikult me olime nagu karuga kahekesi. Ta mõtles, et ma kutsun teda mängule, siis kui ma eest hakkasin ära jooksma. Aga minu jaoks ei olnud see mäng. Tal on lõuad päris suured ja siis võttis nagu põlve ümbert niimoodi, korraks niimoodi, õrnalt niimoodi hammastega. Siis mul korraks, kui ta tahab, ta võib ju mul pudruks pigistada, siis oli korra selline tunne. Aga see nuusutamine ja see, et ta tuli, see mul isegi meeldis, sest ma tajusin, et see kõik jääb linti. Et see on kõik väga hea. Las see olla. Naised on nagu suits. Hingad sisse on sinu, hingade välja on kõigi omad. Niika suhted Siberimaal kohatavate naisterahvastega on leebelt üteldes keerukad. Kuna mina olin just teatrikooli lõpetanud, siis minu jaoks ta algul oli väga ehmatav, sest tema tundus selline ürgseid tundeid, tahtis väga esile tuua ja ikka mängi kõhuga ja alakehaga lase tunnetel nagu voolata, see ehmatas mind algul päris ära. Minu tegelane on Eesti mehe tütar ja siis, kui Siberisse tuleb Niika, siis esimesel kohtumisel kohe ta armub sellesse mehesse ja siis see jääb selliseks nagu platooniliseks või unistavaks armusuhteks. Isa, tule vaata, mis tuli! Peategelasel oli seal palju erinevaid naissuhteid ja teevis kokku erinevate naistega, et mina olin siis üks nendest. Mina olin Hallike ja ühes väikses Siberi külas ta elas niisugune väga huvitava elulooga naisterahvas. Ta oli selline kummaline naine, et ühelt poolt ta oli nagu pühak ja teiselt poolt kurtisaan, et mingisugune selline nagu segu. Mis puudutab minu rolli, siis sealt läks palju nagu kärpesse. Välja lendasid Arvo Kukumäe mängitud Küla Velskri rollist peaaegu pool ja Merle Palmiste mängitud Küla linnukese rollist ka inimlikum pool. Mul on rääkinud kolleegid, et lähevad esilinastusele ja neid üldse seal ei ole. Kõik on välja kärbitud, nii et selles suhtes läks mul isegi hästi. Arvo Ihu puhul naisnäitlejatega väga positiivne see, et ta väga hoiab neid oma truppi valitud naisi või kuidagi imetleb neid ja hästi hell on nende vastu.
meil olid võtted tehtud juba, me olime mägibaasis. Ladusime oma 2 tonni umbes varandust juba maandumisplatsi kõrvale. Helikopter ei tulnud, aga jõgi hakkas tõusma üle kallaste. Helikopter jäi 4 päeva hiljaks ja siis, kui see helikopter viimaks tuli, siis ta maandus platsile, kus oli umbes 60 sentimeetrit vett. Sa ei näe, mis seal all on, pool sulanud lumi ja me siis rinnuni selles külmas vees viisime siis oma kama ja aparatuuri helikopteri peale ja koerad ka muidugi. Ja ikkagi pääsesime kõik peale ja tõusime õhku. Siis ma mõtlesin, et kurat võtaks, ma olen toonud inimesed pärapõrgusse, ma vastutan nende eest ja vot siis mul süda hakkas jupsima. Nii nagu Karusüdame peategelase Niika areng on edasi antud astmelisena, nii samuti võib astmeliseks nimetada kogu selle põneva filmiprojekti arengut. Esimese raha sai minu meelest Eho juba Kultuuriministeeriumilt 1994 ja ma tean, et Eesti Päevaleht ennustas, et $5 miljonit on selle eelarve. 95. aasta novembris sõitsin Krasnojarski kraisse otsima neid kohti, kus Nikolai Baturin ise oli jahimehena 16 aastat. Mõni aasta hiljem räägivad produtsendid ajakirjanduses suurteosest, mis koosneb 7-jaolisest teleseriaalist ja üle 2 tunni kestvast kinofilmist. Algust me mõtlesimegi, et hakkame tegema seriaali. Kõik selleks oli nagu valmis, isegi tegime selliseid fantastilisi plaane, et film peab võimas ja vägev ja saame raha selleks. Ma istusin ise ekspertkomisjonis raha andmisel ja ma tunnistan tänaseni mingil maal meie kõigi süüd, et Karusüdamega läks nagu läks. Leping nägi ju ette, et kõik Venemaa võtted teeb see komifilmi tegelane. Helikopterid, sõidud, päevarahad, bensiinid, mootorid, kõik tuleb Vene poolt. Ja et meie Eesti ekspertkomisjon andis raha ju ainult siit käivitamiseks, siinseks lõpetamiseks. Me läksime esimest korda filmima märtsis 1999. Esimene ekspeditsioon vältas meil umbes 3 nädalat. Teine ekspeditsioon oli mais, kus me filmisime ära jäämineku ja selle koolimajaga juhtunud õnnetuse. Aga siis juhtus niisugune asi, et komi poolne produtsent tõmbas meid alt. Üldse oli tollal kõikide mängufilmide tegemiseks Eesti riigipoolne toetus 7 miljonit krooni. Arvo Iho oli romantik ja tahtis kiirelt käiku minna. Ja nii juhtuski, et filmiti, raha kulus, aga juurde raha ei tulnud. Ja algus tundus kõik väga tore olevat. No ja siis hakkas kärisema. Meil ei jätkunud kellelgi nii palju oidu, et stopp panna. Kuidas paned stoppi, kui terve grupp, kõik, kogu see aksessuaarid on seal, näited on seal, ütleb stopp, raadega on segamini. Tulge tagasi, vaatame, mis edasi saab. Ja me ikka tilkutsime, et ei no vaatame ikka. Ta hakkab siis käigu pealt stsenaariumid kokku tõmbama, need naisliinid jäävad Hareõll talle, seal eks ole, miks, kes, kus, kuidas tuli, psühholoogilist mõttes jääb tasakaalustamata. Tagantjärgi tark olles ja vaadates, kuidas asjad läksid, et siis materjal tegelikult seriaalina oleks olnud minu arust huvitavam. Et ta oli kirjutatud nii-öelda novellidena. Üleminekud on väga järsud ja muudavad jälgimise võib-olla mitte niivõrd sujuvaks, kui võinuks olla. Aga ütleme, et ikkagi pole õnnestunud välja lõigata Baturini kandvat ideed ja see on minu meelest kõige olulisem. Lõigata ja monteerida ühte sisemist psühholoogilist inimese pilti on küllaltki raske. Ma mõtlen tänini, et tegelikult saaks filmitud materjalist võib-olla mitu, kas järjefilmi või isegi lausa mitu täiesti erinevat filmi kokku panna. Selles stsenaariumis on tunda, et erinevad 7 seeriat on kokku pressitud ühte filmi. Film on veidi kiirkõneline, nii et ta oleks pidanud olema monumentaalne rohkem. Aga ta on ikkagi väikese filmitööstuse suur ambitsioonikas projekt, tahtmine teha midagi suurt. 2001. aasta kevadel, kui film lõpuks valmib, saab unistustele joone alla tõmmata. Filmi tegelik maksumus on 14,5 miljonit krooni. Sellest summast 2/3 pärineb Eesti toetajatelt. Euroopa Liidu keskmine kinofilm maksab Karusüdame tegemise ajal muide rohkem kui 40 miljonit krooni. Arvo Eho teos valitakse 2001. aasta lõpus 35 filmi hulka,
mis kandideerivad Euroopa Filmiakadeemia aasta auhinnale. Selle pildi üles võtnud Rein Kotov nomineeritakse parima mängufilmi operaatori kandidaadiks. See on umbes nagu tunnustus inimestele, kes on suutnud pärapõrgusse kaameratehnikaga välja jõuda. Aga et seal nagu muud imet ma endaks küll ei näe. Rein on vähese jutuga ja ta suudab igas olukorras leida lahenduse. Me võisime rahulikult teha 2 duublit. Ma ei armasta teha palju duubleid. Ma pigem teen proovid põhjalikumad ja võtame 2 duublit ja sellega on asi kotis. Karu süda filmimisel ühes ainsas stseenis me tegime 5 duublit. Ajalehed kirjutavad ka võimalikust Oscari kandidatuurist. Kui Karu süda on valmimas, loodavad produtsendid seda näidata Veneetsia või Toronto filmifestivalidel. Aga ei lähe nii ega naa. Karu südame tähtsamaks festivali külastuseks jääb 2002. aasta Moskva filmifestivali võistluskava. Moskva kriitikud märkasid, et Karu on 3 meetrit kõrge ja pidasid seda heaks osatäitmiseks. Ja nad muidugi märkasid Arvo Iho ja operaatori vaimustumist Siberi loodusest ja taigaast. Aga nad arvasid ka, et kui Arvo Iho satub kuhugi mütoloogia rännakutele, et siis löövad välja stambid. Seda filmi peeti Moskva festivali kõige eksootilisemaks filmiks ja seda ta oli kahtlemata. Ja siis järgmisena on saate Panoraam 300 üle järve. Suure seiklusena on 10 aastat pärast esilinastust endiselt huvipakkuv teos. Kogu see päris keeruline ja isegi lausa füüsiliselt raske filmimine ise oli võib-olla isegi põnevam ja seiklusrikkam kui see, mis lõpuks ekraanile jõudis. Võtte ajal keegi ei käi. Kõik Udised ja olge hästi Nassi tähemra mootor, pожалуйста. Mootor! Kaamera! Iho on väga jõuline režissöör, kes armastab kino ja kino on tõesti tema elu ja peategelases on tunda teda ennast. Ei saa midagi parata, et lihtsalt eriti tollal ei olnud lihtsalt majanduslikke võimalusi. Muidugi produtsendid olid ka optimistid, romantikud. Nad kindlasti ei saanud ette näha, et komifilm firmana peab ka neid alt. See oli lootust aeg ja lõpuks peab ikkagi seadma midagi suurt, et üldse midagi saavutada. Eks ta hullumeelne ettevõtmine oli siin Eesti Vabariigis hakata sellist filmi tegema. Aga ma ei kahetse seda. Sest et nüüd ma ei karda keda kuradit enam. Usun, et see on ka režissööri Arvo Iho tegemistes, senistes vähestes filmides ikkagi üks niisugune kopsakam lugu, kopsakamalt tehtud asi. Ja ma usun ka seda, et ta on Eesti vaatajale küllalt vaadata film. Sa naerad. Täna